Tervist, minu nimi on Margus Paju Amserjärve müügiosakonnast. Täna siis tutvustame teile esimest Toyota elektriautot, mille nimi on siis BZ4X. Esimese asjana siis tutvustan ära puldi. Puldil on siis valikud uksed kinni lahti, tagaluuk, avamine ja sulgemine. Kindlasti tuleb meelde jätta, et siis tagaluugi avamiseks on vaja nuppu peal hoida ja sulgemiseks samamoodi, et lihtsalt ühest vajutusest ei piisa. AC nupp on siis see, et tema paneb tööle teil kliimakontrolli. Ühesõnaga, näiteks suvel paned nupus, nii kaugel kui auto tunneb pulti ära, siis saab kliimasüsteemi tööle panna, auto jahutama panna. Puldi sees on võti. Võti avaneb siis ühte osasid paremale lükates, tuleb välja manuaalne võti, millega sa siis saad uksi manuaalselt kinni lahti teha, kui ka kõrvalistuja poolt siis turvapatte välja lülitada selleks, et panna kõrvalistule istuma siis beebid seljaga sõidusuunas turvatoolis, muidu on temale ohtlik. Siit edasi läheksime pagasiruumi juurde. Pagasiruumi avamiseks siis oli 3 erinevat moodust, ühesõnaga puldist, siit alt nupust või roolist vasakul jala juures on nupp, kus sa saad samamoodi avada, sulgeda. Näitan ette siis puldist, ühesõnaga hoiad nupu peal, hetke käib piik, siis avaneb. Kindlasti räägiks ära kaamera silma, et kaamera silma soovitame ikka puhastada niiske salvräti või sõrmega, muidu lihtsalt kraavib ära, pärast ei ole midagi näha. Siit siis, ühesõnaga pagasiruumi kate, ära käib ta niimoodi, terve osa käib ära, siis pigistad kokku, saad ära võtta, eks ju. Kuna meil on tegemist siis elektriautoga, siis siin pagasiruumis on kaablid, juhtmed nii-öelda, laadimisboksi juhe. Siin allpool on olemas ka tavalaadija, kodulaadija. Ainuke erinevus nendega on siis see, et laadimisboksist käib laadimine 3-faasiliselt 11 kilovati jõudlusega. See tähendab seda, et ta laeb aku täis circa 6,5 tunniga. Tavalaadija, kodulaadijaga, siis kindlasti jätke meelde, et tema laadimine võtab reaalselt kauem aega, võib võtta kuni 30 tundi. Et isiklikult soovitan kasutada siis boksi, koju lasta paigaldada boksi, siis laadimine toimub reaalselt üle öö, hommik on jälle aku täis. Siit edasi siis liikudes siin selle kattekese all on siis olemas veel rattavõti, pukseerimiskonks, need siis näeb siit. Siis kindlasti jätke meelde, et autol ei ole varuratast, varuratta asemel on siis paranduskomplekt ja tema asub siis siin selle katte taga, see tuleb lihtsalt ära võtta, siin all on siis rehvi paranduskompressor kui ka siis vaht rehvi täitmiseks, et saaks edasi sõita. Ja loomulikult siis seda rehvi paranduskomplekti ei ole mõtet kasutada siis, kui sul on reaalselt suur auk või lõhe juba, et siis ta ei ole asjal jumet. Tegemist siis premium mudeliga, JBL heli, siin taga on siis JBL kõlar, kindlasti jätke meelde, et siin on siis poekoti aasad, circa 4 kilo siis kannatab tema, et ärge rohkem siis siia rippu pange. Ja edasi siis paneksid katte tagasi, et oleks vähem müra tagant. Ja sulgemine käib siis 2 nupust, ühesõnaga esimene vasakpoolne on siis lihtsalt luugi kinni panemine, teine on siis, kui sa tead, et sa soovid uksed ka lukku panna, ühesõnaga vajutad seda nuppu parempoolselt, läheb luuk kinni ja uksed lähevad reaalselt lukku. Paneme hetkel lihtsalt ta kinni. Taga siis parkandurid, ees kindlasti parkandurid sellel mudelil, kindlasti on nad siis intelligentsed. Kui auto tunneb, et seal on midagi, siis kindlasti ta vajutab ise pidurit, kui sina soovid seda gaasi vajutada, et ei toimuks siis kokkupõrget. Laadimisava ehk elektrilaadimine või tankimine, emba-kumba, kuidas soovite kuulda. Siin on siis 2 varianti. On siis ülemine variant, mis on kodu siis boksist laadimine 11 kilovatiga või siis kodu tavapistikust laadimine. Ja see teine alumine osa on siis kiirlaadimise osa. Koduboksist oli 6,5 tunnine laadimine, kiirlaadijaga juhul, kui ta annab välja siis 150 kilovatti, siis juhul, kui teisi laadijaid ei ole, eks ju, siis laeb ta aku täis reaalselt 30 minutiga 80%-ni. Et kindlasti siis arvestage sellega, et kiirlaadijat oleks soovituslik või võiks kasutada 2 korda päevas. Ülejäänud ajast, mis võiks ikkagi olla tava kodulaadija või siis boks.
Akust kui sellisest. Aku siis elektriaku antud autol asub siis reaalselt auto põhja all. Tema siis garantii on 10 aastat 1 miljon kilomeetrit. Peale siis seda garantiid autole, tähendab selle akule garanteerib Toyota 70% täituvust veel. Et kindlasti väga pikk garantii ja peaks olema kindlustunnet küll. Järgmiseks läheks kapoti alla. Kapoti avamise siis saab teha salongist. Kapoti avamine, nagu ikka Toyotadel, oli siis Toyota märgi juurest. Paremalt poolt käsi siit ilusti alla, näpud alla ja siis leiab kohe hoova, kus siis saab kapotti avada. Kindlasti fikseerida selle tikukesega ära. Ja nagu ikka, siis põhikoht on klaasipesõõdelik. Asub ta siin ja meie poolt on enamasti siis auto loovutusel on ta täis pandud. Edasi. Siis jahutusvedelik elektrimootorile. Jahutusvedelik akupakile, mis asub siis põhja all, teda on ka vaja jahutada, eks ju. Elektrimootor ise, käivitusaku, kaitsetud plokk ja pidurvedelik. Põhikoht kliendi jaoks on klaasipesõõdelik. Paneme kinni. Kinni panemine siis on, et tikk läheb oma kohale tagasi, sulgemine ja siis umbes nii kõrgelt lased lihtsalt kukkuda. Kapott ise kinni. Eest siis parkandurid. Kuna on premium mudel, siis tal on 360 kaamerat, ühesõnaga 4 kaamerat taga, küljepeeglite all ja siin ees. Radarite asukohad on enamasti sama nagu enamus Toyotadel, 2 tükki on siin selle katte taga, kokkupõrkeennetus ja adaptiivse püsikiirushoidja distantshoidja radar ja ülejäänud 3 oli siis esiklaasil. Ühesõnaga kaugtulede automaatne vahetus, raja jälgimine ja märkide tuvastus. Ja märkide tuvastusega nagu ikka, pigem jälgige ise, ärge usaldage teda. Siis refirhoondurid kui sellised, et enamus uutel autodel on olemas kõigil refirhoondurid, see tähendab seda, et kui rehv läheb tühjaks, auto hakkab sulle sellest märku andma, kui sa ignoreerid seda, siis varsti oled siis katkise ratta ja võib-olla veljega, eks. Et kindlasti siis, kui see tuli sütib, siis kindlasti ise reageerida, kontrollida või siis tulla meile kontrollima. Ja meeles peab hoidma seda, et kui auto sulle märku ei anna, siis reaalselt kontrollida ei ole vaja. Ja siit edasi läheksimegi salongi. Esimese asjana siis istme reguleerimine. Siit edasi-tagasi saab sellest hoovast edasi-tagasi liigutatud. Seda hoova esimest otsa tõstes siis saad istme esimest patja tagumiku all reguleerida ja tervet istest siis selle tagumise osaga hoovast. Selatugi on siit. Ja nimetoe padi siis alaseljas, siis saab täita ja tühjendada siit nupul hoides. Ukse pealt siis on valikud 4 elektrilist akent, uksed kinni lahti, akende blokeerimise nupp, peeglite reguleerimise nupp parem vasak ja sama hoovalt saad reguleerida ning peeglite lahti hoidmine, koos hoidmine ja autofunktsioon. Autofunktsioon on siis see, et soojal ajal soovitan sees hoida, et kui paned uksed kinni, siis peeglid jooks kokku, teed uksed lahti, lähevad lahku. Ja 2 istmevälu on siin premium varustusel, on seti peale vajutades ja vajutad 1, siis salvestab sinu oma näiteks ära ja juhul kui keegi teine sõidab, siis tema saab valida set ja iste 2 ja siis jätab tema istmevälu. Kapoti avamine oli siis siit, automaatsete kaugtulede nupp, kui see tuluke põleb, siis ta hakkab ise kaugtulesid vahetama peale maha ja see oli nüüd siis see 3. koht, kus te saite tagaluuki avada ja sulgeda, samamoodi siis peab peal hoidma, nagu oli puldil. Edasi siis tulede kang. Siit otseselt keerama midagi ei pea. Põhimõtteliselt, kui sa oled valinud automaatsete kaugtulede radari, siis see A-tähega märk ekraanil näitab siis seda, et ta töötab ja ei pea isegi kaugtulede kangi vajutama, vahetab ise teie eest. Ainuke asi, mis on vaja keerata juhul, kui sa soovid tagumise udutulesid kasutada, et siis sa pead seda tagumise udutulede osasid ise valima. Suuna tuli sama kangi alt ja kindlasti jätke meelde, et kui te vajutate õrnalt, siis ta teeb 3 korda vilguga ühesõnaga. Roolit edasi minnes siis ülemine valik on parempoolne siis telefoni vastuvõtt. Nooled parem-vasak üles-alla ja oknupp on siis valikud armatuuri ekraani pealt, kus esimene vaade on keskmine energiakulutus. Oknupu peal hoides saab nullida seda, mida ma olen juba teinud, eks. Siis allapoole või paremale vasakule saad lisavaateid valida. Järgmine on siis raja jälgimise pilt, kui ka siis adaptiivse püsikiirushoidja distantsi valiku valik, eks. Veel allapoole minnes raadio, mis oled valinud kuulamiseks.
läbitud distants palju võttis aega ja hammasratta all on siis seaded settings, kus on siis rae jälgimine, pimenurgaandurid, sisse-välja valik, kokkupõrkennetus, reguleerimine, parkandurid, küljeparkandurid või tähendab siis parkimisabi jaoks. Intelligentne on parkandur, see tähendab siis seda, et juhul kui keegi on taga või objekt on taga, auto tunneb seda, aga sa soovid gaasi vajutada, siis auto paneb ise rattaplokki. Sellel autol on niisugune funktsioon ka, et kui sa jätad auto seisma, suretad auto välja ja ta tunneb, et sul keegi või miski tuleb tagant, siis ta annab sulle hoiatuse, et sa ei avaks ust, et sa tead, mis see piiks tähendab, juhul kui sa hakkad ust avama. Märkide tuvastamine armatuuri ekraanile, jällegi ära usaldada, valetab, eks. Autoseadete alt siis saad reguleerida ühesõnaga laadimist, siis kas ta siis ühesõnaga vastavalt kiirusepiirangu märgile adaptiivse püsikiirushoidjat kasutades pidurdab või mitte, eks ju, ja kas ta siis vähendab kiirust ka, kui sa siis sisened kurvi. Et need on siis iga kliendi enda otsustada, kas ta soovib need välja lülitada või mitte. Driver monitor kaamera, ühesõnaga siin on üks kaamera nii-öelda, mis jälgib siis juhti, juhul kui juhil ühesõnaga pea vajub ära või silmad vajuvad kinni ja ta ei reageeri ja auto annab siis ühesõnaga hoiatussignaali, kui mitme signaali peale põhimõtteliselt juht ei reageeri, siis auto paneb ohutuled peale ja laseb hoo alla, põhimõtteliselt pidurdab seisma. Tagaluugi siis reguleerimine üles-alla, heli, kui kõvasti ta piiksub, kui lahti tuleb ja tagaturvavööde piiksu siis meelde tuletus. Viimased valikud siit siis on ühesõnaga meter settings, kus siis keelevalik, ülejäänud asjad põhimõtteliselt on paigas, et keelt saabki valida, eesti keelt ei ole, et siis enamasti inglise keele oleme valinud teile. Ja viimane valik on siis see, kus sa näed ära reaalselt veateated, juhul kui on autol midagi viga ja olemegi alguses tagasi. Ekraanilt veel nii palju, et siis seal on energia siis kasutuse näidik. Charging osa on siis see, kus sa siis taastad energiat pidurdades, eks ju, ja power osa on siis see, kus sa siis näed, kui palju sa kasutad gaasi vajutamisel energiat. Kiirus ja paremal all näeb ära siis ka aku laetavuse, mitu protsenti on ja palju selle aku laetavusega reaalselt siis sõita saab. Aku täis siis, ühesõnaga, aku ise on siis 71,4 kilovatti, neto kasutus või ühesõnaga, mida te saate reaalselt kasutada, on 64 kilovatti. Et siis enam-vähem oskate arvestada ja kindlasti tuletan meelde, et sõltub ilmast, mis tingimused on, see mõjutab kindlasti ka auto siis läbisõituvale, vastavalt siis täisakule ja kindlasti mõjutab seda ka siis su enda gaasivajutus kui ka sõnaga soojuse valik ja kõik. Et soovituslik talvel on siis, kui te laete kodus akut siis boksist, et enne kui hakata välja minema, siis pange minu Toyota kaudu põhimõtteliselt auto soojenema. Siis ta võtab selle energia soojenemiseks elektrivõrgust, mitte ei kasuta sul seda laetud energiat akust ära. Et soojeneb üles ja sul on rohkem sõita, auto ei pea hakkama kasutama akuenergiat õhksoojuspumbaga siis salongi kütmiseks, mis võtab päris palju energiat ja vähendab selle läbisõitu. Siis koemekang, üks klient juba küsis, tagakoemest ei ole, siit keerata ei saa, ühesõnaga on ainult esimesed koemehed ja siit siis üles-alla saad reguleerida ja pritsib enda peale tõmmates siis esiklaasile vett. Ülevalt tulles siis valgustus ja kindlasti sellel autol on siis panoraamkatus, et kas see päiksesirm on peal või on maas, eks ju, et siit sa saad avada ja sulgeda. Kindlasti siis tähelepanu SOS nupu puhul, et seda niisama vajutada siis ei tohi, muidu toimub ühesõnaga signaali välja saatmine ja võib tulla sellest trahv. Et see nuppu on vaja vajutada siis, kui sa satud avariisse ja turvapadi ei avane, aga sa oled autos kinni, et siis sa võtad selle katte eest vajutada SOS. Ja nii kui sa seda nuppu vajutad, häirekeskus läheb sinu asukohta kohta siis info ja sinu poole hakkab keegi juba liikuma või võidakse kõlarite kaudu ühendust võtta. Aga jällegi kindlasti jätke meelde, et kui satud avariisse ja turvapadi avanes, see tähendab seda, et signaal juba läks välja. Peegel, saitid ise manuaalselt paika, see tuluke roheline tähendab seda, et ta on ise tumenev raadioekraan. Esimene ülemine valik tekib sulle sinna siis, kui te olete autotellides teinud endale kodus ära Minu Toyota konto
ja selle konto siis äpiga telefonis ühildame ära autot üle andes raadioga, siis tekib läbi pilve olev originaalnavigatsioon. Teine valik on raadio. Preset on siis, kus on oma lemmikraadiot. Lemmikute alla saad tuua raadiot, mis sa märgid südame punaseks. Listi alt siis saad vaadata raadiot, mis antud asukohas auto sulle pakub või leiab. Ja heli reguleerimine käib siis sellest täppidega ümmargune nupp, kus on siis sound ja soundi alt siis saad reguleerida raadio heli. Telefoni alt siis Bluetooth ühildame ära, juhul kui Mighty on ühildatud, Apple CarPlay juhul kui on ühildatud Mighty ja Bluetooth Apple'iga ära, siis töötab Apple CarPlay üle õhu, Android autod ikkagi läbi kaabli. Autopildi alt hetkeline energiakulu. History on siis mingi distantsi peale energiakulu kindlasti saab vaadata. Ja viimane valik on seaded, kuhu siis tekib esimene siis ikoon on teie enda konto või profiil põhimõtteliselt, teie nimi tuleb sinna. Personaalsed infot saad reguleerida, Bluetoothi alt lisada uusi tooteid, seadeid, üldalt siis saad vaadata, muuta kella, kuupäeva, keelt ning oluline koht on veel heli, kus siis saad veel heli reguleerida. Juhul, kui teil sõidu ajal hakkab heli üles-alla käima või muutub täitsa suvalisel hetkel või peale telefoni kõne lõpetamist on ka heli läinud valjemaks, siis kindlasti jätke meelde, et lülitage see interneti raadio osa välja, siis ta ei mängi enam. Ühesõnaga ta FM-i kanal muutub interneti raadio kanali peale, siis ta hakkabki niimoodi mängima ja see on häiriv pigem. Oluline koht kindlasti on software update, et jälgige, kui tekib sinna siis uuenduse soov, siis kindlasti tehke ära, siis tuleb teil uus info nii pilves oleva navigatsiooni kohta kui raadio enda siis seaded lähevad paremaks. Siit nuppudest siis pluss-miinus raadio vaiksemaks kõvemaks, sisse-välja, kliimablokk, kus on siis valikutena mõlemal pool istmesoojendus autofunktsioonina, et ta ise siis otsustab, kui on liiga külm juba, siis paneb tööle, muidu siis ise siis maksimaalne, keskmine, minimaalne või väljas. Premium mudelil on ka istme ventilatsioon, jälle samamoodi autofunktsioon, maksimaalne ventilatsioon, keskmine, minimaalne, väljas. Roolisoojendus, ekofunktsioon on siis see, et mina kasutan seda talvel, et suvel, et ei puhuks liiga palju külma ja ei puhuks kurku haigeks. Autofunktsiooni pigem soovitan kasutada, sest temperatuuri, mis sa valid, siis autofunktsioon ise reguleerib, kuhu palju on vaja puhuda, et seda siis temperatuuri, mis sa valisid, täita. Front siis suunab kõik õhu esiklaasile. Rear on tagaklaas küljepeeglite soojendus. Välja off ma ei soovita kunagi lülitada, las pigem ikka õhk liigub autos. Siseringlus, välisringlus, AC on siis konditsioneer, soovitan sees hoida ja sellel autol siis on terve esiklaasi soojendus, sellest nupust hakkab ta tööle. Ja seda nuppu siis ärge tulukest põlema lülitage, muidu ei tule taha õhuavadesse õhku, et üritage hoida siis semas. Power on siis auto käivitusnupp koos piduriga, ohutuled. Siit keskelt edasi minnes on esimene valik on käiguvalits. Käiku sa saad valida siis niimoodi, et sa pead seda ümmargust osa siit lükkama alla ja siis kas paremale keerama drive'i peale või siis lükkad alla, keerad vasakule tagurpidi käigu peale. Kui sa soovid ära parkida, siis jäta meelde, et see park nupu peale vajutad, et ära parkida või sa suretad kohe auto välja, siis ta läheb ka ise parki peale. Nuppudest käsipidur, elektriline, läheb ise maha alati, kui sa valid drive või reverse ja alati läheb ise peale, kui sa valid siis park. Hold nupp oli siis see, kui sa soovid, et foori taga seistes või ummikus seistes, et auto jääks ise pidurit peal, siis auto seistes, pidurit hoides vajutad seda nuppu ja otsid sealt armatuuri ekraani pealt kollast värvi hold kirja. Et kui see hold kiri tekib sinna, see tähendab seda, et auto hoiab ise pidurit peale, te võite piduri lahti lasta. Ja edasi liikumiseks siis vajutad lihtsalt gaasipedaali, pidurid lähevad ise maha. Elektriauto üks huvitav funktsioon on ühe pedaaliga sõitmine. See on hästi vägev, sellest suhtes, et vajutad gaasi ja põhimõtteliselt, kui sa oled gaasi lahti, see auto hakkab juba ise pidurdama. See nõuab natukene harjumist, et sa siis silma järgi oskad juba hinnata, kust maalt siis hakata gaasipedaali laskma, et lahti laskma, et ta õigeks ajaks siis jääb seisma või lõpuosa muidugi tuleb ise pidurit vajutada, et ta päris seisma lõpuni ei jää. Eco Mode soovitan kasutada, siis ta võtab vähem energiat. View on siis 360 kaamerat, eks ju. Ise parkimine põhimõtteliselt. See on siis see, et sa saad ise autost välja tulla äppis oleva Mighty äpi kaudu siis
keerates või keerutades auto, siis saab ise parkima panna. X-Mode, ühesõnaga see auto konkreetselt on siis 4-vedu, on ka esivedu olemas. Kindlasti jätke meelde, et esivedu sõidab kaugemale täisakuga kui 4-vedu, vastavalt siis esivedu on 514 kilomeetrit, 4-vedu siis 460 kilomeetrit siis keskmiselt ideaaloludes. Ja X-Mode on nüüd see koht, kus sa valid siis erinevaid vaateid või maastikke, ühesõnaga pori või lumi või siis ühesõnaga sügav lumi või rasked siis pori tingimused. Aga jätke meelde, et siis on grip control ka olemas, et siit sa valid siis kiiruse, millega ta siis mäest üles läheb või mäest alla tuleb. Ausalt öeldes on see auto väga võimekas, siin teeb mõnele päris paljudele 4-vedu autodele siis maastiku peal silmad ette, et kes ostab, see saab proovida katsetada. Ja või veokontroll, ühesõnaga siis välja, et kui oled lumes kinni või põhimõtteliselt, kui sa lähed metsa X-moodiga möllama, et siis ta võtab ka mingil hetkel ikkagi selle veokontrolli või isema. Siin on laegas, siin sees on siis juhtme vaba laadimise võimalus, kõik telefonid, mis toetavad seda, saab siin laadida. Ja Androidide jaoks on siis olemas siis eraldi USB ots, kus siis saab telefoni Android autona ühildada. Et Apple'id siis saavad üle õhu, Androidid kahjuks siis läbi juhtme. Topsi hoidjad, käetugi, käetuge saad siis edasi-tagasi liigutada ja siin käetoe sees on siis laegas, kuhu sa saad asju paigutada. Auto tagaosas siis teine rida. Ühesõnaga alustan siit, siin on ühesõnaga istme seljatoes olevad taskud, kuhu saab asju panna mõlemal poolel. Kiirlaadimise otsad, mini-USB. Ühesõnaga saab tagaistuja laadida oma telefoni, seadet, istmesoojendused on taga äärmistel istmetel. Siin on ka siis tagaistujatele õhuavad, mis siis juht saab seal vaata kinni panna ühest nupust, mis me rääkisime. Ja siit saab ise tagaosa õhutuse kinni panna ka tagaistuja. Isofix kinnitsed nagu ikka, Toyotadel on äärmised istmed, siis 2 istet on võimalik panna. Käetugi, topsi hoidjatega. Peatoed siis sätite ise paika ja seljatoel on siis 2 asendit. On siis see asend või alumine asend, sirgeselja asend või vähe mugavam asend. Ning oluline asi on kindlasti ka ustel olev lapselukk, mis asub siis siin, et juhul kui soovi lapsi, et välja saab, siis siit saab lukustada ära, et lapsed ei saaks seest lahti teha uksi. Selline oligi meie väike lühitutvustus meie esimesele Toyota elektriautole PZ alamudelis. Kui tekib lisaküsimuses, kindlasti võtke ühendust, tulge Jaamsaare järve esindusse ja kindlasti broneerige aeg proovisõiduks.